See on poiss, Hüljes, kes töötas pikka aega Audru karuslooma kasvatuse ümmarguses tünnis kasvatuse maskotina, lõbustas lapsi ja teisi külalisi. Audru karuslooma kasvandus pani oma äri kokku ja Hülgepoiss jäi ootama oma saatust. Aga meile see asi ei meeldi. Me ei ole need pädevad otsustama, kas need tingimused on õiged või ei ole, aga aja jooksul on inimeste teadlikkus loomadest kasvanud ja meile tuleb tohutult kaebusi, et antud momendil on see Hüljes küll kogu selle kasvanduse nagu häbiplekiks. Ja oma arust on tingimused täitsa normaalsed. Iga päev saab süüa. Hoolitseme selle eest, et vesi oleks puhas. No Läänemere rallüles on tegelikult üsna metsik elukas ja nagu me viimasel ajal oleme välja selgitanud, ta võib päevas mitusada kilomeetrit maha ujuda niimoodi, et ega see elu seal tünnis kindlasti ei ole Läänemere rallülge selline tavaline elu, aga Tallinna looma- ja Hüljeste tingimusi vaadates tundub lihtsurelikele, et sinna mahuks vabalt veel üks Hüljes ära. Aga Mati ajab oma rida. Tähendab, üks on mahtumine, mis tundub. Teine on mahtumine, mis on tegelikult seotud normidega. Ja meie praegune bassein võimaldab üle noatera põhikarjana pidada kuni 4 Hüljest. Aga ma ei tahaks kuidagi nagu välistada veel seda võimalust, et ta jääb ikkagi inimeste juurde ühel teisel moel, et ta praegu tundub olevat nagu väga üle jäänud, üks liigne Hüljes. Aga me võiksime ikkagi proovida leida võimalusi teda ütleme niimoodi, mitte ära visata. Keegi ei hakka teda hukkama, me teeme kõik endast ja ka mõtlen, et inimesed, kellel on mõtteid, pakkugu ideid välja, kuidas leida Hülgepoissile uus kodu. Tänaseks on aga poisi vaevad läbi. Inimesed leidsid talle uue kodu. See on Äntu kalakasvandus. Äntu on üks pisike koht Väike-Maarja vallas Lääne-Viru maakonnas. Äntus kasvatatakse forelle. Muide, enamus Eesti vabaõhu lõbustusasutusi, kus saab forelli püüda, tarib oma forellid tiikidesse just Äntu kalakasvandusest. Nüüd on see paik koduks ka poisile. Poisil on esimesed päevad siin Virumaal. On kenasti hakkama saanud, sest tuli nagu üksik kambrist kohe sai nüüd hästi suure elamise omale võrreldes sellega, mis tal ennem oli. On nüüd 10 kordi suurem see ja siin ta hakkab meil tasapisi juba trikke tegema ja kala anname talle siin süüa ja poiss on kõvasti vist ülekaalus, peab hakkama siin väikselt trenni tegema, aga siin ta lihtsalt mahub, teises kohas on Audrus tal oli vist nii kitsas, et tal oli jäänud see parempidi või viltu käik sisse ja ujus kogu see ümmargust ringi, et alguses ei osanud üldsegi ringi või pikkust maadki ära ujuda, aga täna tunneb ennast juba täiega siin. Kui on meri, hülge hall ja sind ründamas suur hall. Uus bassein teeb poisile nii mõneski mõttes head. Esiteks saab ta ringi ujuda ja sellega oma rasvu vähendada, mis aastatega Audrus kogunesid. Kui tavaline Hüljes kaalub nii 100 kilo, siis poiss kaalub umbes 300 kilo. Kaal läheb nagu väheke üle võlli. Nüüd peab poiss väikse dieedi peale minema. Hülgepoiss ise on aga oma uue elukohaga väga rahul. Ta on muutunud väga aktiivseks ja väga uudishimulikuks. Kui reporter teda kalda peal ootas, ei puudunud palju, et poiss oleks reporteril mantli hõlmast kinni haaranud. Vaatame seda kohta korraks veel. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannani ja meres väike maja ootamas on nüüd. Toivo Sepp on kaladega tegelenud juba 32 aastat, ehk siis terve oma elu. Nüüd on tal siis juures veel üks hoolealune. Hüljestest ei tea Toivo aga midagi. Põhisöögiks on poisil olnud räim, aga nüüd ta seda enam eriti ei taha, sest kõrval basseinis võre taga on ju tonnide kaupa elusat forelli. Ta selleks ole ka siin, et esiteks tema pärast, et tal on nüüd ikka fantastilised elamisvõimalused ja teiseks muidugi, mis seal salata. Lapsed ja kõik on väga huvitatud sisemaal, niisugune loom siin elab. Kindlasti tulevad vaatama, jah. Muide, uue kodu pakkujaid Hülgepoisile oli palju.
asja tegid ära siiski Äntu kalakasvanduse mehed. No meie peremees on niisugune novaatorlik ja kõigist asjast võtab kohe kinni ja nagu õige peremees peab tänapäeval olemagi, sellepärast et mõtleb nii ärile kui mõtleb ka loomaheaolule, sest loomaarmastaja küll ta on siin pidanud neid väikesed kääbussigu ja kõik on tema juures nagu koha leidnud ja nendega ta siin on tegutsenud ja järelikult sellest see nii kiire reaktsioon muidugi oli ja mis seal salata, tingimused on head, et oleks nüüd taht ainult mingit äri hakata ajama või reklaami, aga lihtsalt siin on tore vaadata, kui niisugune loomik ujub ja tunneb täit mõnu sellest. Kuigi poiss toodi Äntusse nagu oma uude koju, puuduvad kalakasvanduse omanikul siiski ametlikud hülgepidamise paberid. Kõik seisvad keskkonnaministri allkirja taga. Seaduses seisab, et kui looma eksponeeritakse enam kui 7 päeval aastas, on selleks vaja muretseda juba loomaaia pidamise luba. Eks aeg näitab, mis saab. Igatahes, kui Äntus ümberkaudsed hooned valmis saavad, siis tulevad ka uudistajad hülgepoissi vaatama. Pole ju seda enne nähtud, et hüljes elaks sisemaal. Ega vees paistab ta niisugune lai ja lapik, nagu oleks 2 inimese voodi laseb vees ringi, et kaalust on kõvasti vaja maha saada, aga siis nüüd on inimestel ka väga pilt silmees, mis ta tegelikult välja näeb ikka, ikka hiigelvorst ja siia ta igatahes vist jääb ja siin ta vist oma elupäevad ka veedab ja tundub, et väga õnnelikus keskkonnas. No tahaks loota jah, et ta siin selle asja omaks võtab ja siin ongi suured muutused ka. Uued basseinid rajatakse sinna, siis need vanad jäävad looduslikud siia, siis peremeel on siin plaanis nii mõndagi, et toob siin ilukalu teisigi veel näha ja siis, aga see aed on kapitaalselt nüüd tema jaoks siin 30 000 eest ehitatud ja kõik on tema hüveks tehtud, nii et ma usun küll, et ega ta siit plagama ei pane ja kui ta siit tahakski ära minna, eks ta siis läheb Äntu järvet, seal ka vesi selgeks, siis saab seal ka näha. Ja mere